Tere ja tere tulemast Summuskapitali investor webinarile. Minu nimi on Silver Kalmus ja olen LHV-s võlakirjade valdkonna juht. Summuskapital on Eesti ja Baltikumi juhtivaid ärikinnisvarasse investeerivaid ettevõtteid ja Summuskapitali on täna teile tutvustamas Summuskapitali juhatuse liige ja investeeringute juht Hannes Pihl ja Summuskapitali juhatuse liige ja finantsjuht Aavo Koppel. Kui teile sobib, siis me vastame kõikidele küsimustele presentatsiooni lõpus. Ja küsimusi saate küsida siin ekraani all oleval Q&A nupul. Ilma pikema sissejuhatuseta ma annangi sõna üle Hannesele, et alustada presentatsiooniga. Tere hommikust! Ka minu poolt on hea meel olla siin teie ees ja tutvustada meie väikest ettevõtet, millega me oleme tegelenud üle 10 aasta ja tegelikult oleme ka juba 3. korda võlakirja investorite ees, et näidata, millega me tegeleme, mida me oleme saavutanud ja mis on meie plaanid. Kui väga kokkuvõtvalt võtta tänast meie seisu, siis hetkel on meil portfellis 15 erinevat ärihoonet. Varade väärtus kokku portfellis on veidi üle 500 miljoni. Kogu portfellist pea 90% on meil kaetud rahvusvaheliste sertifikaatidega, mis tõestab meie energiaefektiivsust ning pikka plaani ESG kontekstis. Kui rääkida rahast, siis eelmisel aastal teenisime nõks üle 30 miljoni EBITDA-d. Omakapitali on bilansis piisavalt üle 1/3 ja samuti meie juhtimist ja ettevõtteid on hinnatud Scope Ratingu agentuuri poolt tasemel BB stabiilne. Järgmine. Mida oleme seni pakkunud investorile ja investoritele, siis hoiame kindlasti põhimõtet, et meie portfell on hajutatud, see tähendab, ei ole ühtegi varaklassi, mis domineeriks väga tugevalt, samas annab meile võimaluse piisavalt häid valikuid teha. Samuti planeerime kindlasti meie rahavooge, selleks võimaluseks on teha täpseid oste, kus võib-olla on tootlus veidi kõrgem kui turu keskmine, samas varad on uued või piisavalt uued, mis siis annab selle, et asukoha valik ja varade valik on suhteliselt oluline. Kõrge tootluse all näeme me eelkõige finantsinseneeringut, kus koostöös pankadega oleme me suutnud üles ehitada mudeli, mis jätab ettevõttele piisavalt suure vaba rahavoo, mille arvelt saame teenindada kõiki pangalaene ja ka investorite kupongimäära. Näiteks eelmisel aastal oli meie dividenditootlus või cash on cash yield nõks üle 9%. Viimasel ajal oleme tõesti väga agressiivselt kasvanud ja me plaanime seda teha ka jätkuvalt. Nagu ka sertifikaatide kontekstis ütlesin, siis ESG fookus on meil oluline. Eelkõige on see meie enda sisemine norm, sest meil ei ole portfelliga täna väljumise ehk müügiplaani ja pikaajalises fookuses on ESG üks oluline võti, et olla edukas. Juhtkonna osas kogu meie meeskond on valdavalt sektoris olnud üle 20 või 25 aasta, on olemas väga selge turutunnetus ja oskame, me arvame nii vähemalt, et oskame teha parimaid valikuid, mida täna või viimase 10 aasta jooksul on pakutud. Strateegiast lähemalt rääkides, jah, me oleme selgelt rahavoogu ostev ettevõte, see tähendab eelkõige üürnikega kaetud ärihooneid. Me vaatame kindlasti nii kaubanduskinnisvara, kontorikinnisvara kui ka vähemal määral ka tööstuskinnisvara.
oleme olnud fookusega Baltikum, alates eelmisest aastast ka Poola, mille ettevalmistus võttis meil mitmeid aastaid, aga eelmise aasta lõpus õnnestus meil lõpuks ka turule siseneda. Nagu juba mainisin, siis on meil väga pikaajaline investeerimishorisont, mis seab kindlad piirid, et me ei saa teha emotsioonioste, valik peab olema kindel, asukoht ja hoone peavad töötama ka järgmise 10 aasta jooksul. Mitmekesine portfell, nagu mainisin, koosneb üldiselt meil büroohoonetest, kaubanduskinnisvarast ja tööstushoonestest. Tehinguid, mida me oleme teinud ja kuidas me oleme täna neid Baltimaade turul teinud, siis on mitmeid. Üks võimalus, mida me oleme mitmel korral kasutanud, on müük-tagasirent-tehing, kus varaomanik müüb vara ja jääb ise pikaajaliseks üürnikuks. Samuti olime me ühed esimesed turul, kes suutsid teha tulevikutehinguid, mis tähendab üldiselt seda, et arendajatega väga varases faasis leppisime me kokku ostutingimused ja kui arendaja oli jõudnud sellesse faasi, et hoone on valmis, üürnikud sees, siis juba varem kokku lepitud tingimustega ostsime me need varad. See oli selge meie konkurentsieelis 10 aastat ja 7 aastat, pea veel 5 aastat tagasi, kus meie sõbrad konkurendid veel ei saanud selliseid tehinguid teha. Kindlasti on üks meie äristrateegia väärtuse kasvatamine mitte arendamise, kinnisvara arendamise mõistes, pigem vaatame hooneid ja kontseptsioone, kus me näeme võimalust läbi üürnike vahetamise, kontseptsiooni mõnevõrra muutmise, varaväärtuse kasvu, mis üldiselt eelkõige õnnestub kaubanduskindnisvaras. Üks veel märksõna ja oluline meie strateegias on ankurüürnike osakaal. Ankurüürnik on summusele tähtis seetõttu, et olles üle elanud mitmeid kriise ja nii-öelda ka viimane kobarkriis tõestas seda, et ankrud üldiselt on finantsiliselt tugevamad ja jätkusuutlikumad. Üldiselt ei ole probleemi üüriarvete maksmisega ja sealhulgas ka soodustuste küsimisel ollakse mõistlikud. See on üks meie oluline strateegia komponent ja täna me võime öelda, et tugevalt üle 50% meie portfellist on ankurüürnikud. Ankurüürnik summuse jaoks on üürnik, kes on üle 1000. Kiirelt vaadates meie ajalugu, siis me näeme selliseid ilusaid trepiastmeid, mis on mingis etapis lühemad, siis on stabiilsem periood, siis on jälle lühemad ja järsemad etapid ja siis on jälle väikene stabiilsusaeg. Alustasime, nagu me näeme, Eestist. Järgmisena me sisenesime Leedu turule, kus võttis päris mitu aastat aega, et me leidsime just täpselt sellise portfelli, mis sobib meie strateegiaga. Veel pikemalt võttis aega, et siseneda Läti turule. Selle võimaluse kinkis meile COVID teatud mõttes, kui me tegime esimese ostu kaubanduskeskuse Riga Plaza näol, mis on üks juhtivaid kaubanduskeskuseid Riias, üritava pinnaga 55 000 ruutmeetrit. Toimetasime Lätis ja nagu te näete, siis esimest Poola lippu 24. aasta täielikult lõpus oleme nüüd siis sisenenud Poola turule ja usume, et järgmine trepiaste on samasugune, mis võtab mõnevõrra aega, et korjata parimad võimalikud objektid ka sellelt turult. Järgmine. Ettevõtte struktuuri juures, miks me teiega seda jagame, siit me näeme, kuidas me toimetame. Summuskapital ise on holding ettevõte, kes hoiab erinevaid ettevõtteid ja need erinevad ettevõtted omakorda siis investeerivad kinnisvarasse. Mõnel juhul nagu Läti, Leedu on ka meil olemas maaholding mitmetel põhjustel. Sealhulgas oleme näiteks Leedus kokku pannud maaholdingusse meie kaasinvestorid, kes vastutavad vara valitsemise eest Leedus
Eestist omakorda, kui me alustasime, siis varavalitsejate osalus, et võtta samuti vastutus, nagu te näete, on 1%. Jätkuvalt kasvades ja kasvatades ka tiimi oleme jõudnud täna lahenduseni, kus see kohene kapitaliosalus ei paku võimalust kaasata varavalitsejaid ja erinevaid spetsialiste, siis oleme läinud üle lepingulisele partnerlusele, mis lõpuks kulmineerub läbi edukustasu nii rahas kui ka osaluses ja selle mudeliga me töötame täna nii Lätis kui ka Poolas. Ettevõtte juhtimisstruktuuri, kui ülevalt vaadata, siis Summus Capitali juhib nõukogu, mis koosneb erinevatest valdkonna spetsialistidest, nii geograafiliselt kui ka kompetentsi poolt on esindatud tugevalt loomulikult nii põhiomaniku vaade, samuti finantstausta vaade ja laiemalt ka äriarenduse vaade. Juhatuses on valdavalt head kinnisvara- ja finantsspetsialistid kokku 3 isikus. Ühte isikut Evaldast täna ei osalda, osaleb järgmisel webinaril. Kui vaadata kiiresti kogu portfelli, siis kogu portfell täna on meil nõks üle 500 miljardi, üritavat pinda pea 260 000, objektid office'ist kuni stock office'ini. Võib-olla siit väikene tähelepanek, et kui vaatate presentatsiooni allpool olevaid objekte, siis ilusasti võib siit näha ka ühte põhjust, miks me oleme sisenenud Poola turule, teades, et Baltimaade turg oli piisavalt atraktiivne ja kohal olid mitte ainult kohalikud ostjad, ka rahvusvahelised, siis loomulikult sellise nõudluse juures läksid tootlused alla ja hinnad ülesse, mida mõnes mõttes näitab ka meie enda oma portfellis olev Leedu A-klassi ärihoone Parktown East Hill, nagu te näete, 15,1 000 ruutmeetrit üüritavat, varaväärtus 49 miljonit, samas eelmise aasta detsembris Poolas ostetud React, täpselt sama palju ruutmeetrit, 15,1 000 ruutmeetrit, aga varaväärtus 33 miljonit, vabandust. Et see on ka üks põhjus, me näeme uusi võimalusi, kus me saame kõrgemaid tootluseid, unustamata loomulikult portfelli, mis pakub meile täna väga head ja kõrget rahatootlust. Järgmine. Nagu varem mainisin, siis on meil üsna oluline vaadata, mis on meie portfelli jaotus erinevate valdkondade vahel ja strateegiliselt, nagu mainisin, üks selline varaklass nagu retail ehk kaubanduskinnisvara annab pidevalt võimalust varaväärtuse kasvatamiseks ja nagu siit slaidilt on ka näha, siis ta on läbi aegade meil enam-vähem poole peal, mõnikord rohkem, aga tavaliselt mitte vähem, olnud meie portfellist alates juba 15. aastast. Bravo. Ahaa, kas praegu ei liikunud edasi? Minul näitab küll juba järgmist pilti. Proovin uuesti korra. Ei tulnud see hajutatud kinnisvara portfell. Huvitav. Võib-olla teen siis uuesti sharing'u kohe. Väike tehniline paus. Vaatame kohe, kuidas saame edasi minna. Nii. Kas nüüd on hajutatud kinnisvara portfell? Hetkel ei näe. Võib-olla Hannes, siis on sinul äkki midagi. Mina näen hajutatud kinnisvara portfelli. Ei näe jah. Et võin siis ei näe jah. Ahaa, pimesi on keeruline rääkida. Ahah, näen, nüüd tuli. Tuli, jah, okei.
nii tuli, et vabandame viperuste eest, et tegelikult äris toimub täpselt samamoodi, mitte alati ei õnnestu kohe esimese tulistamisega osta parimat vara, et parimat vara leida. Toon näite, üldiselt summusele pakutakse aastas üle 300 erineva kinnisvaraobjekti ja võib-olla me teeme ühe tehingu. Samas läbirääkimistes ja kavatsuste protokollides oleme vähemalt 5-ga, et see on normaalne. Aga kui tulla tagasi meie presentatsiooni juurde, siis nagu antud slaid meile näitab, on rõõm näha nagu esimest graafikut üleval vasakul, kus Poola osalus on täna meie portfellist 20%, juhusega või mitte juhusega, Läti, Leedu täpselt sarnased 33% ja natuke kurvastavalt väikese osakaaluga on Eesti. Siin on omad teatud põhjused. Alustasime Eestist, meie esimesed ostud olid Eestis, jätkuvalt nägime kasvu, samas oli vaja riskide hajutamisega tegeleda geograafilises tähenduses ja selgelt me täna muidugi piilume ja vaatame, mida Eestis ehitatakse, et kas midagi sealt on võtta. Üldiselt uusi hooneid täna väga Eestis ei ole pakkumises. Üüritav pind on üldiselt riigiti üsna sarnane, kus siis on väga ilusasti näha meie strateegia sektorite lõikes. Kaubanduskinnisvara, kui me vaatame vara väärtusena, on täna pool portfellist ja müügitulu tegelikult lausa üle 2/3. Järgmine. Nüüd läheks väga kiiresti, vaataks, millised olid need meie esimesed ostud ja kuidas me oleme nagu arenenud. Eestist sai meie lugu alguse üle 10 aasta tagasi, kui me ostsime esimese hoone Tallinna vanalinnas, suhteliselt oportunistlik tehing tollel ajal. Aga üks nendest põhilistest üürnikest, kes oli siis, on ka täna, see on Lindex ja huvitaval kombel peab ta seda üheks uhkemaks poeks jätkuvalt Eestis. Järgmisena sai vaadatud laokinnisvara poole, kus me tegelikult oleme juba ka ühe exiti teinud, nii nagu ka oleme järgmise exiti teinud alles kuukene tagasi, kui me müüsime ühe esimese stock office'i Tallinnas Punasel tänaval. Usun, et antud objekt läks piisavalt headesse kätesse, kus ta oli ka siiani. Järgmine. Õnnestus osta ka Saaremaalt Auriga kaubanduskeskus, kus me naudime teatud mõttes monopoolset seisundit. Tegime suure lisainvesteeringu, avasime esimese kino Saaremaal, mis töötab seni hästi. Ankuritest on olemas meil seal nii H&M, K-Rauda kui ka Rimi. Järgmised ostud on need ostud, mis kindlasti pakuvad meile rõõmu ja meie investorile. On meditsiinikinnisvara 2 hoonet Tallinnas, tegemist erameditsiiniga, ennetava meditsiiniga, sealhulgas ankurüürnik Confido, samuti ka Synlab. Mõlemal ettevõttel loomulikult läks mõni aeg tagasi COVID ajal piisavalt hästi ja hetkel on lepingud piisavalt pikad, et pakkuda turvatunnet investoritele. Järgmine. Läti esimene ost, nagu ka varem mainisin, COVID ajal ostsime suure kaubanduskeskuse Riga Plaza, kus oleme väga tugevasti tööd teinud ja jätkuvalt teeme. Ka täna on meil plaan üks big box avada pildil näha oleva parkimisplatsi vasakul nurgas. Naudime suuri üürnikke, neist palju rahvusvahelisi. Esimene müük tagasirendtehing Lätis oli meil Depo DIY, väga juhtiv DIY Baltimaades, eriti Lätis, piisavalt ja väga edukas ka Tallinnas. Imanta rajoonis, mis on võrdne meie Mustamäega, väga tiheda liiklusega rajoon. Samas rajoonis asub ka meie 3. ost Lätis, Tamme rajooni kaubanduskeskus, mille külastatavus on täna pea 9000 inimest päevas, et see on väga suur külastatavus sellise objekti kohta. Järgmine. Leedu
oli meil siis üks esimesi forward tehinguid, kui me näeme kaubanduskeskust Nordica, mis asub IKEA keskuse kõrval. Väga suured üürnikud nagu Kesko ja Rimi Hüper on kandvad, on ka palju väiksemaid rentnikke, töötab väga nädalavahetustel ühed suuremad keskmised tšekid Rimis üle Baltimaade, nii et tegemist on väga eduka nagu kaubanduskeskusega. Järgmine ost oli meil samuti müük tagasirent BOD, mis on tugeva R&D kallakuga ja täna ka tööstuskallakuga. Järgmised 2 ostu väikese vahega samuti tehtud tulevikutehingutena, kus me arendajalt varases faasis leppisime kokku, kuidas me ostame teie käest A-klassi kontorihooned, kui need valmis saavad. Väga tugevad ja rahvusvahelised üürnikud, KPMG, Yara, Regused ja nii edasi. IT-sektor täna natuke vähem, kui ta oli, aga siiski positsioon olles parimas asukohas CBD kontekstis Vilniuses, peame neid ühtedeks uhkemateks varadeks meie portfellis, mis on Baltikus. Järgmine. Ja siin lõpuks 2 esimest tehingut Poolas, kus juures esimene tehing oli Varssavis, Varssavi CBD ääres, endises võib-olla võib isegi öelda CBD-s. Antud asukohta naudivad ja hindavad suured üürnikud, kellel on oluline ligipääs mitte ainult kesklinna, vaid ka lennujaama ja erinevatele magistraalidele. Kõige suurem rentnik, kes võtab üle 50% varast, on kohalik Confido nimega Laxmed, samuti meditsiiniettevõte, samuti on meil portfellis antud maja peal HP ja Bonduelle. Järgmine ost, mida me sooritasime eelmise aasta lõpus, oli Lotsi linnas Reacti nimeline bürohoone, kus kõige suuremaks ankruks on pank Pekao, riigi taustaga väga tugev kommertspank, samuti mitmed IT-ettevõtted. Mõlemad sisenemise tootlused, kui võrreldes Baltikumiga, siis Lotsis ostsime uue vara 8,5 tootlusega, Varssavis ostsime 7,75 tootlusega. Edasi. Üürnike poole pealt, nagu me rääkisime, ankurüürnike osakaal on meil oluline, siis kogu portfellis täna on summuses üle 400 üürniku. Nende keskmine üürilepingute kehtivus on täna 5 aastat, kui me räägiksime ainult ankrutest eraldi, siis on isegi üle 5 aasta ja enamus raha me korjame ka täna ankurüürnikelt. Väga oluline informatsioon nii üürnike kui portfelli kontekstis on täituvus. Nagu te näete, ei ole Summuse vakantsus olnud kunagi suurem kui 3%, täna on ta lausa 1,5%. Tegemist on väga hea üürnike kooslusega, mis hoiab seda vakantsust madalal määral. Ja see, ma usun, on üks hajutatud portfelli tulemus, mida me siin näeme vakantsuse kontekstis. Suurimad täna eelmise aasta lõpu seisuga olevad üürniked on teie ees. Kindlasti tunnete Keskot, Rimit, Depot, Confidot, Maximat, Synlab, Apollot ja teisi. Kui me siia nüüd saaksime lisada, ja kindlasti me seda järgmises presentatsioonis juba ka teeme, lisame siia ka Poola üürnikud, siis siin oleks veel ka Laxmed, oleks veel HP, oleks veel Bank Pekao, oleks Bonduelle ja mitmed väga tuntud rahvusvahelised ettevõtted. Aitäh! Paari sõnaga ka turgudest, siis üks oluline näitaja kindlasti turu kontekstis on selle likviidsus ja turumahud, siis Baltikumi turus, kes ärikinnisvaraga tegelevad, enam-vähem teame kõik, eks parimatel aegadel on 1 miljard meie tehingute käive kokku, halvematel aegadel ta on 300-500 miljonit või gramm peale.
ja eks riskide hajutamise kontekstis, kui sinu kui investori portfelli väärtus on pea pool kogu turumahust, paneb mõtlema, et kui sa tahad kasvada, mismoodi kasvada ja kuhu kasvada ja eks sa loomulikult pead hakkama vaatama siis väljapoole. Ja likviidsust näitab ka tootluse määr, et kui me vaatame, mida on teinud tootlused Baltikumi, siis nad on üsna stabiilselt olnud sellised, nagu nad olid parimatel aegadel, nii on nad olnud ka halvematel aegadel, ehk siis mis see näitab meile, et tegelikult tehinguid ei tehta. Ootused on sama kõrged, kui olid parimatel aegadel ja vajaduspõhiseid tehinguid. Jah, Eestist me teame paari väga head näidet eelmisel aastal, aga see on ka kõik. Ja vakantsused loomulikult vaadates sektoripõhiselt, siis me näeme Baltikumis, et büroo osakaalu vakantsused on kasvanud, sellel on omad põhjused, kohalikud ettevõtted, sealhulgas kohalikud rahvusvahelised ettevõtted täna ei kasva ja on pigem konservatiivsed. Ja nagu me näeme kaubanduskinnisvara vakantsuse määra, siis kui nüüd meenutame, milline on meie portfelli osakaal, kus kaubanduskinnisvara on olulise osaga, siis see on ka üks vastus lisaks üldisele summuse strateegiale, et miks on meie portfelli vakantsus madal. Järgmine. Samas jah, 2 aastat tunnetades turgu, mida me ise nimetame selliseks kogemuslikuks juhtimiseks, kus tuleb olla reaalselt kohal ja jälgida, suhelda erinevate inimestega, tunnetada nõudlust, kui suurtest asjadest Poolas rääkida, siis jah, üks suurimaid argumente, et väga tugev sisenõudlus, samal ajal väga tugev rahvusvaheliste ettevõtete kohalolek, mis annab kokku tulemuse, et 30 aasta jooksul on Poola majandus olnud ainult ühel aastal miinuses, see oli COVID-i esimene aasta. Näitena 2008. aasta Lehmani kriis ei mõjutanud Poola majandust negatiivselt. Ja kui me räägime tehingute mahtudest, siis parimatel aegadel on Poola tehingu maht olnud üle 8 miljardi aastas. Eelmisel aastal see jäi poole peale. Aga mida nüüd põnev on siit vaadata, me näeme tootluseid, et kui me võtame stardiks 21, siis me näeme, et tegelikult prime tootlused on kasvanud, mis näitab turu likviidsust, et isegi kui on probleemid, isegi kui on kriisid, isegi kui on teatud müüjad otsustanud turult lahkuda, alati on ostjaid, jah, kõrgema hinnaga, aga vähemalt toimuvad tehingud, mis on oluline. Ja samuti jälle, kui me vaatame vakantsusmäära, siis kaubanduskinnisvara, nagu te näete, on madalama määraga, mis kindlasti sobib summuse strateegiaga hästi, mis siis annab ka suuna, kuhu poole võiksid olla kalduv meie järgmised valikud. Ja kui nüüd see kokku võtta strateegiaga, siis suures piires me soovime jätkata samade näitajate ja samade põhimõtetega jätkuvalt hajutatud portfelli strateegia. Jätkuvalt me näeme, et retail on just see, mida me oskame teha, aga see ei pea olema kindlasti 100% meie portfellist. Poola turg on meie jaoks oluline, samas me ei unusta Baltikumi turgu, kus me oleme välja kasvanud ja mis seni pakub meile väga kõrget tootlust. Poola kontekstis, kui me nägime, meie esimesed ostud olid office'i sektoris, siis tundub, et on loogiline järgmine samm, et võiks olla kaubanduskinnisvara. Kaubanduskinnisvara kontekstis oleme ka sõlminud esimese kavatsuse protokolli täna. Tegeleme auditeerimisega, varakontrolliga ja kui kõik läheb hästi, siis sellel aastal juba võib olla meie portfellis üks suhteliselt või pigem uus hästi toimiv kaubanduskeskus, mis on ära kannatanud oma esimese üürnike rotatsiooni 5 aasta jooksul ja täna me võime osta vara, mis hästi toimib, töötab ja vajab küll juhtimist, aga siiski tegemist ühe uuema kaubanduskeskusega Poolas. Samuti jälgime jätkuvalt Poolas ka office'i sektorit, sest office sektor lisaks sellele, et näitena
parimatel aegadel sisenes Poola turule vähemalt 150 uut ettevõtet aastas, kes avasid oma tagatube ja teenusekeskuseid Poolas, küsides üritavat alates 5000 kuni 30 000-ni. Halvematel aegadel loomulikult see uute tulijate hulk on vähenenud, aga nad on olemas, mis on veelgi olulisem, et need, kes on juba kohal, need kõik laienevad. Et selle tulemusena ka meie täna jälgime ühte büroohoonet Poolas. Kui kõik õnnestub, siis järgmise aasta esimeses pooles kindlasti soovime teha ka antud tehingu. Hoiame kindlasti silma peal meie üüriportfellil. Jätkuvalt me tahame, et ankrute osakaal oleks üle 50%, mida kindlasti toetab Poola oma suurte kontorirentnikega ja samuti ka suurte kaubanduskinnisvararentnikega. Ja kui juhtimisest rääkida, siis on suhteliselt mõistlik minna Poola retaili. Et kui vaadata kas või meie Eesti suurte kaubanduskeskuste üürnikke, siis 1/4 neist vähemalt juhitakse ka täna Poolast, ehk siis on nagu tegemist suurte rahvusvaheliste üürnike, keda me juba tunneme siin ja tänu sellele on ka nendega hea töötada seal. Rohevarad laiemalt ESG on meile oluline ja ESG kontekstis on meil ka välja töötatud oma plaan. Meil on 15 parameetrit, mida me nagu jälgime pidevalt, kuid kogu selle plaani ja programmi juures on üks oluline näitaja meie jaoks on kulude kokkuhoid. Kui me siin suudame säästa raha nii investorile kui üürnikele, siis me hindame, et me oleme teinud oma tööd hästi, mille tõestuseks varapõhiselt on sertifikaadid, kus me omame plaani, et tänasele 90%-le tõenäoliselt ühel hetkel me liigume pea 100% juurde. Nii et pikaajalist horisonti hoides ei pääse me mööda ESG plaanist. Taksonoomia võib-olla muutub meie jaoks pigem meie enda sisetööriistaks. Väline vajadus puudub, aga me siiski jälgime ka taksonoomiat. Aitäh! Ja vaataks siis sisse ka meie finantsidesse, et kes on tõsisemad huvilised, siis leiate meie pika ja põhjaliku aasta aruande meie enda kodulehelt ja ka Nasdaqi kodulehelt, kus meie eelmisedki võlakirjad on noteeritud. Aga väga suures pildis vaadates meie käive eelmisel aastal ületas 41 miljonit eurot, EBITDA oli pisut üle 31 miljoni euro. Ja siin tuleks kindlasti silmas pidada seda, et eelmise aasta tulemustes meil on Poola omandatud kinnisvarad sees ainult poole kuu ulatuses. Üks tehing oli 12 detsember, teine 17 detsember. Meie kinnisvarabilansiline väärtus on ligi 509 miljonit eurot ja omakapital moodustab bilansist 34%, mis nüüd esimese kvartali lõpuks on ka pisut tõusnud. Ja oluline on see sellepärast, et meie üks võlakirja covenantidest on, et omakapital peab olema vähemalt 30%, mida me oleme pidevalt ületanud. Ja teine covenant võlakirjade kontekstis on võlateeninduse kattekordaja, mis peaks olema siis üle 1,2 ja meil oli ta 1,3 peal ning on pidevalt olnud ka üle 1,2. See on nüüd meie varade struktuur. Varade struktuuris olulisel kohal on meil omakapital aasta lõpu seisuga 34% ehk ligikaudu 190 miljonit eurot. Teine oluline pool on meil pangalaenud. Tegutseme meil on head suhted kõikide oma regioonide pankadega ja hetkel on meil siis finantseerivad meie kinnisvarasid Luminor, LHV, Artea, Citadele Baltikumis ja Poolas on meie finantseerijateks Erste Group ja Hyponoe. Ja siin on muidugi Poola kontekstis ka huvitav välja tuua, et kui me räägime muidu kohalikest pankadest, siis Poola turul finantseerivad ka teised välispangad Poola turu kinnisvara. Võlakirjad, mis meil hetkel on väljas nominaalis 15 miljonit eurot, moodustavad meie finantseerimise struktuurist ainult 3%. Ja nüüd, kui rääkida uutest võlakirjadest, siis nad selle väljas olevate võlakirjadega hakkavad olema täpselt samal tasemel ja tulevad siia kõrvale juurde.
intressiriski me maandame. See on meie jaoks oluline. Aasta lõpuga oli meil maandatud 54% intressiriskidest. See on siis koos nii maandatud kui fikseeritud intressimäärad. Ja esimese kvartali lõpuks on see ka kasvanud. Bilansi poole pealt varadest võib-olla tooks välja, et meil on varade maht üle 551 miljoni, ligi 551 miljonit eurot aasta lõpu seisuga, millest siis suurem osa on loomulikult meie kinnisvaraportfell, ligi 509 miljonit eurot. Aga varade poole peal on meil ka üks huvitav koht, mis on siis muud nõuded ostjate vastu, 26 miljonit eurot, mis siis aasta lõpu seisuga sisaldas käibemaksu nõuet. Ehk kuna me Poolas ostsime kinnisvarat varatehinguna, siis neile lisandus käibemaks, mille me siis taotlesime Poola riigi käest tagasi ja saime sellega tagasi esimese kvartali lõpuks. Ja veel võib-olla üks koht, millele tähelepanu pöörata, on see, et meil on raha ja ekvivalendid bilansis on 8,6 miljonit, aga täiendavalt muude finantsvarade all on meil veel deposiite 4-12 kuud, suurusjärgus 4,6 miljonit eurot. Bilansi poole pealt on meil siis jah, kõige suuremad positsioonid on meil siis laenudes, pangalaenudes, võlakirjades, mis siis kõik on kokku intressi kandvate laenukohustuste all. Ja seal oli siis meil ligi 300 miljonit oli pangalaene ja 15 miljonit eurot võlakirju. Ja siin on ka oluline tähele panna, et nendest pangalaenudest just sellesama käibemaksu finantseerimise jaoks oli meil 16 miljonit lühiajalist laenu, mille me siis esimese kvartali lõpuks tagastasime. Ja omakapital kokku on siis 188 miljonit eurot ehk siis 34% aasta lõpu seisuga. Kasumiaruanne, käive 41 miljonit. Muud äritulud ja mitmesugused tegevuskulud sisaldavad meie kinnisvaraportfelli ümberhindlust. Netos tuli ta siis umbes 8 plussi, 4 miinust, kokkuvõttes olime umbes 4 miljoni euroga plussis. Ärikasum oli meil 31 miljonit eurot ja puhaskasum jäi 13 miljoni euro juurde, millest siis 11 miljonit on siis Summuse kontserni osa koondkasumist. Kiire ülevaadega esimesse kvartalisse. Siin põhilised muudatused ongi just seotud sellega, et Poola ettevõtted on esimest korda meil täiemahuliselt sees. Ja selle tulemusena meie müügitulu kasvas 35%, kui võrrelda aasta taguse perioodiga, ärikasum ligi 30%. Samamoodi on ka meil muutunud varad ja kohustused, mis olid siis seotud käibemaksu tasumisega ja tagasinõudmisega. Käibemaksu saime tagasi siis märtsi lõpust ning tagastasime ka siis käibemaksu laenu. Ja omakapitali määr oli meil siis kvartali lõpuga oli 36% juures ja 63% laenudest olid meil maandatud. Ja võib-olla on veel üks täiendav uuendus juurde, mis toimus peale kvartali lõppu, oli see, et mai lõpus realiseerisime oma Punase tänava kinnisvara. Aga see oleks lühidalt kõik. Pikemalt, põhjalikumalt vaadake meie aastaaruandes ja kui soovid, küsige lisaks. Annaksin sõna üle Silverile, kes tutvustab siis meie võlakirja emissiooni. Aitäh, Aavo. Enne kui ma võlakirjade tingimusi lühidalt tutvustan, ma soovitan ja isegi paluksin kõikidel huvilistel läbi lugeda või vähemalt siis tutvuda Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospektiga, mis on ka leitav Summuse koduleheküljel. Aga võlakirja emitendiks ongi siis Summus Capital OÜ. Tegu on tagamata võlakirjadega, nagu on korduvalt läbi käinud, siis Summus Capital on üks vähestest Baltikumi ettevõtetest, kellel on ka krediidireiting, see on BB, stabiilne, Scope reitingu agentuuri poolt. Emissiooni mahuks on kuni 30 miljonit eurot
kupongi määr ja sagedus, millal intressimakseid tehakse. Kupongi määraks on 8% ja neid tasutakse siis iga kvartal. Võlakirjade tähtajaks on 4 aastat ja siis selle perioodi lõpus tagastatakse see nii-öelda investori poolt investeeritud põhiosa. Pakkumise formaat on avalik pakkumine Eestis, Lätis kui ka Leedus. Võlakirja nimiväärtus ja miinimuminvesteering on 1000 eurot. Tulu sihtotstarve või kasutusotstarve ongi uute investeerimiskinnisvara objektide soetamise rahastamiseks. Emitendil ehk siis summuskapitalil on võimalus ka varasemalt need võlakirjad lunastada, kui peaks tekkima selline turuolukord, kus on võimalik näiteks soodsamalt sarnast finantsvara kas siis teistelt laenajatelt või investoritelt kaasata. Selline võimalus on sisse kirjutatud peale esimest aastat, aga selle jaoks peab siis kogu selle nimiväärtuse 103% ulatuses tagasi maksma. Peale teist aastat on see emitendi call võimalus 102%, peale kolmandat aastat 101% ja 3 kuud enne siis seda lunastuskuupäeva ehk siis 4 aastat on võimalik summuskapitalil 100%-ga see nimiväärtus tagasi maksta. Finantstingimustest Aavo rääkis ja võib-olla tooksingi siis välja, et võlakirjade korraldajaks on LHV Pank ja Lätis on meil esindaja Signet Pank ja ka Leedus on kaaskorraldaja Orion Securities. Kui me liigume siit järgmisele lehele, et võib-olla neile investoritele, kelle jaoks on võlakirjade investeerimine esimest korda, siis tuletan meelde, et märkimisperioodi algus oli siis 10. juuni, märkimisperioodi lõpp on 20. juuni ja 25. juunil avalikustame need märkimise tulemused. Emissiooni kuupäevaks ja väärtuspäevaks on 30. juuni ja sellest järgnevatel päevadel eeldame noteerimist, mis toimub siis põhinimekirjas. Ja selle jaoks, et investeerida, on vaja Balti väärtpaberikontot. Investeerida on võimalik kõikide Baltikumi suuremate finantsasutuste juures, suuremate pankade juures on võimalik seda teha internetipangas ja märkida saab, nagu ma mainisin, 20. juunini. Kui me liigume siit järgmise slaidi juurde ja enne küsimusi, siis võlakirjadesse igasugune investeerimine hõlmab endas riske. Antud kontekstis on prospektis lehekülg 20 välja toodud erinevad riskid, need on jaotatud 3. Esiteks majandusliku ja regulatiivse keskkonnaga seotud riskid, teiseks summuskapitali ja valdkonnaga või kinnisvaraga seotud riskid ja kolmandaks siis võlakirjade kui instrumentidega seotud riskid. Aga sellega me lõpetame presentatsiooni osa ära ja ma näen, et meil on küsimusi. Esimene küsimus, mis ma näen, on seotud portfelli regionaalse ja varade põhise jaotusega, et mis on plaan, mis on siht, kuhu tahate jõuda nendega? Pikem plaan ei ole saladus, oleme sellega kuskil välja hõiganud, et väärtusena me tahaksime jõuda 1 miljardi juurde ja see ei ole lihtsalt number, vaid selle numbri taga on väikene ökosüsteem, mis pakub lisaväärtust meie üürnikele. Jätkuvalt me näeme, et kaubanduskinnisvara saab olema üheks olulise kaaluga osakaaluks meie portfellist, mis kindlasti annab meile ka suurema varaväärtuse kasutamise võimaluse, nagu ka varem rääkisime. Geograafiliselt me soovime kasvada kindlasti Poola suunal ja vähesemal määral, aga siiski ka Eestis, kus me alustasime oma investeeringutega, vaatamata, et varad on meile väga armsad, meie suurust arvestades ei ole enam varade väärtus ühe vara kohta see, mis meie tänases plaanis peaks vähemalt olema.
nii et me kindlasti mõne müügi Eestis mingis perspektiivis teeme ja selle asendame siis mõne parema ja kvaliteetsema ja suurema väärtuse vara vastu. Järgmine küsimus, ma näen, on seotud Poola laienemise osas, et kas on mõtteid tulevikus laieneda peale Poola veel kuhugi, on küsimus. Nagu me nägime meie kasvu, mis ei ole jah päris nagu lineaarne, vaid ta on ikkagi sellised trepiastmed, siis järgmised 2-3 aastat me kindlasti ehitame seda järgmist astet, mille nimi on Poola. Kui me seal tunneme ennast tugevalt ja mõni geograafiliselt lähedal olev riik pakuks samaväärset tootlust või ligilähedast ja sealhulgas head kasvuvõimalust, siis võib-olla, aga täna põhimõtteliselt on eelkõige see fookus Baltikum ja Poola. Ja Poola osas on täpsustav küsimus veel, et mis varasid kaalute Poolas osta ja mis piirkonnas? Varasid, nii kaubanduskinnisvara kui kontorikinnisvara, nagu me rääkisime, ka piirkondad on väga hea küsimus, sest tegelikult, kui me räägime Baltikumist, me ju räägime ikkagi Tallinn, Vilnius ja Riia, siis Varssav elaniku arvu vaadates on tegelikult ainult 7% kogu Poolast. Ja on olemas väga tugevaid linnu nagu Krakow, nagu Katowice, nagu Wroclaw, nagu Łódź, mis on kõik suured, sama suured või suuremad oluliselt kui meie Baltikumi pealinnad, on oma piirkonna keskused väga tugeva ülikoolide baasiga, väga suure potentsiaaliga kasvatada uusi spetsialiste. Me kindlasti näeme just seda sihikut, nagu me ka varem oleme teinud. Meie huviorbiidis ei ole päris prime asukohaga prime varad, vaid me üritame leida prime varad võimalikult hea asukohaga, mis annab selle meile piisavalt hea tootluse, mis on olnud läbi aegade meie jaoks üks olulisemaid näitajaid, et vaba rahavoog, mida Summuskapital teenib, oleks atraktiivne, et me suudaksime teha uusi investeeringuid ja kaasates ka investorid, et vaba rahavoog kataks ka ära kõikvõimalikud pongimäära teenindamised. Ja hetkel viimane küsimus, et mis yieldiga lähete objekte ostma ja kuidas plaanite võlakirjad lunastada? Mis yieldiga? Eks me ikka turu yieldiga peame neid ostma, aga jällegi see sihik on tegelikult nagu olulisem, et üks on vara yield ise. Jah, täna tõesti veel on võimalik Poolast saada 100-200 baaspunkti kõrgema tootlusega varasid. Sellel on teatud oma põhjus. Kohal olid kõik suured rahvusvahelised ja kõige suuremad rahvusvahelised kinnisvaraettevõtted maailmast Poolas. Alates Covidiga see oluliselt muutus, tekkis tühimik. Poolas ei ole meiesuguseid kohalikke fonde ja kinnisvaraettevõtteid ostmas, kõik olid suured arendajad ja kõik suured ostjad ostsid suurtelt arendajatelt, siis see ongi meie tänane võimalus, mida me tahame järgmise 2-3 aasta jooksul kindlasti veel ära kasutada. Ei ole jõutud veel, nagu ma varem näitasin, 8 miljardilise aasta investeeringute mahuni. Nii kaua, kui on veel võimalik saada kõrgema tootlusega varasid, siis me kindlasti neid võtame. Täna on see olnud 7,5-8,5, ütleme nii, täiesti uute varade puhul. Ja võib-olla ma kommenteeriks siis võlakirju. Meil on päris tugev rahavoog. Eelmine aasta oli ta siis EBITDA oli meil 31,4 miljonit, aga seal sees veel ei olnud juba omandatud Poola kinnisvarasid, mis siis ütleme kõik kokku võiks selle EBITDA juba see aasta ilma täiendavate sammudeta viia meie EBITDA suurusjärku umbes 40 miljonit eurot. Ja teiselt poolt vaatame ja plaanime ka oma laenuportfelle, et me jooksvalt maksame laene tagasi
ja ühtlasi siis tekivad ka uued võimalused laenu finantseerimiseks. Ning saame siis ka vaadata, mida teeb sellel hetkel parasjagu turg, kas on võimalik kaasata uusi võlakirju või mis on see kõige parem plaan meie portfelli finantseerimiseks. aitäh! Ma vaatan, et rohkem küsimusi ei ole, siis võib-olla tõmbame siinkohal joone vahele. Aitäh kõigile osalejatele ja kui kellelgi on veel lisaküsimusi, siis saate kindlasti kirjutada nii Summusele kui ka LHV-le. Aitäh teile kõigile osalemast! aitäh! aitäh!